Tere hommikut! Me oleme enda reisi peaaegu põhimõtteliselt viimases punktis Mumbais. Eile me lendasime 3 tundi üle terve India siia. Meil on praegu plaan natukene käia Kolade linna peal ja siis kella 6 ajal jälle rongi peale kobida. Praegu on 12. päev 14. Lõpp on lähedal. Et me oleme hulka maad jõudnud lõuna poole. Et kui reisi alguses oli meil probleemiks, et pidevalt on nagu külm. Hotellis on külm ja nüüd on need probleemid muutunud vastupidiseks, et on nagu siuke soe. Vahepeal liiga soe. Tänaseks lubab 35 sooja kraadi. Linnas ei ole nii suur kaos, kui võiks olla. Me oleme jõudnud võrdlemisi nagu euroopalikku linna. Siin on korras tänavad, korras majad. Me saame talutada. Ja kuigi vahemad on ülipikad. Bussid on, näevad välja nagu sõidetavad sõidukid. Ja metro oli okei. Ja kas me oleme üldse Indias enam? Kohe pääseb siin ilma mingi probleemita ilusasti rannapromenaadile, mitte nagu eelmises linnas Kolkatas. Siin on UNESCO pärandiga kaitstud viktoriaanlik ja art deco arhitektuur, mis on korras hoitud, millest ei kasva puud läbi. Ja õhukvaliteet on rahuldav. Rahuldav. Me ei ole seda sõna näinud seal selle õhukvaliteedi juures mingisugune 2 nädalat. Me oleme jõudnud esimese suurema maamärgini siin tänase päeva jooksul India väravani. India väravad valmisid aastal 1924. Tegelikult pidid nad valmima tükk maad juba varem. Et George V külastas esimese Briti monarhina Indiat aastal 1911, siis pidi see kaar juba valmis olema. Kahjuks ta seda ei olnud ja selle asemel löödi lihtsalt püsti vineertahvlitest samakujuline objekt. Ja George oli väga rahul. Ja mõelge vaid, üle 200 aasta on valitsetud India alasid kuskilt kaugelt Britanniast ja alles esimene monarh, viimane peaaegu külastab teda. Kohe India värava vastas asub ikoonine Taji hotell, mille rajas eelmise sajandi alguses üks prantslane siia, et oleks Mumbais glamuurset kohta, kuhu tulla. Ja kui me juba oleme siin India värava ees, ma arvan, et on paslik rääkida natuke Mumbai ajaloost. Alguses olid siin portugallased, nad olid 16. sajandil. Ega nad eriti suurt lugu ei pidanud nendest valdustest. Kuninglike abieludega läks 17. sajandi teises pooles kogu see Mumbai saarestik Briti krooni alla. Kuna see oli selline soine ala, ega siis britid ka väga joolinud sellest, andsid Ida-India kompaniile seda ala käsutada. Ida-India kompanii aga sai aru selle koha potentsiaalist. See on Araabia mere ääres ideaalse ühendusega. Ja siia rajati laevatehased, hakati kauplema ja põhimõtteliselt sai alguse Mumbai grandioosne areng.
me lähme nüüd väga keerulise nimega kunstimuuseumisse, mis asub grandioosses hoones. Kuna pikalt oli foori taga seista, siis ma sain teada, kuidas selle muuseumi nimi on ja õppisin selle ka ära. Tegemist on Maharaja Chhatrapati Shivaji ajaloo- ja kunstimuuseumiga. Voilà. बघशील तू साई लीला उघड्या डोळ्यांनी बघशील तू साई लीला पायी 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 येशील शिर्डीला अरे वेड्या पायी पायी येशील शिर्डीला अरे वेड्या पायी पायी येशील शिर्डीला उघड्या डोळ्यांनी बघशील तू साई लीला उघड्या डोळ्यांनी बघशील तू साई लीला पायी पायी येशील शिर्डीला अरे वेड्या पायी पायी येशील शिर्डीला अरे वेड्या पायी पायी येशील शिर्डीला Kunstimuuseum on igati väärt koht külastamiseks. Väga hästi kompaktselt, interaktiivselt audiogiidiga on lahendatud see ekspositsioon ja paar-kolm tunnikest kulub nagu nipsti, aga igal pool on hästi palav ja kindlasti tuleb varustada ennast karastavate bevraažidega, mida meie ei teinud. चुन्नी कुर्ती यो तेरी काली तुए देखी सिटी ताली बजूची पूरी थल की बाजारा बजूची पूरी थल की बाजारा दुकाने बाली यो बिंदुली का पाली देखी वे सिटी ताली बजूची पूरी थल की बाजारा बजूची सिटी थल की बाजारा Me oleme Mumbai kõige suuremas raudteejaamas, see on täpselt sama nimega nagu see muuseum ja nüüd me teeme väikse hüppajas edasi. Teie näete seda eelmisest videost, kuidas me lähme Aurangabadi ja Ellora koobastesse. Me jätkame homme hommikul uue hooga Mumbai avastamist. Tere tulemast meie ainukesse, peaaegu ainumasse esimese klassi kupeesse siin rongis. का मैं मेरी धड़कन का मैं यो मेरो दिल मेरो दिल मेरो दिल घूमो लो मैं तुए को मुनशार तू मैं को मिल सुन ले ओ मेरी लाली तू फूल मैं छुडाली पूछी पूरी ja tervist Mumbaist meie viimasel reisipäeval on 14. päev. Me oleme läbi käinud väga suure osa Indiat. Selja taga on mitmedki magamata ööd rongides. Pool magatud ööd. Külastasime Delhit, Amritsari, Agrat, Varanasit, Gangese kaldal, Kolkatat, nüüd eile ka Aurangabadis Ellora koopaid ja nüüd me oleme tagasi Mumbais. Meil on viimane päevake siin käsil, midagi erilist meil plaanis ei ole. Kavatseme natuke shopata. Hommikust süüa ka. Meil on 12.15. Meil on plaanis külastada meie lemmikuks kujunenud Blue Tokai kohvikut, mitte sponsoreeritud nende poolt, aga soovitame. Võiks olla sponsoreeritud. Jaa, võiks olla. Ei anna kõhu lahtisust. Kopp on väga maitse. Suurepärane lausa. Leenime igale kirjale 6 marki peale. 6 marki. Nüüd me saime teada, et Mumbaist tuleb 30 ruupiat marke peale kleepida.
Varanasi's oli 25. kas meie eelmised kirjad jõuavad kohale? Ei tea. Postkast. Mis me teeme? Juveele ostame. Karl läks hulluks minu meelest siin Poe tänaval. Ostame teed. Ja Erik lihtsalt ei suuda valida. See on liiga palju. Nii palju teed. Käisime väiksel Tapaselja vainil reisiraamatu soovituse kohas Kala Koda Cafe, mis on Mumbai kesklinnas. Väga kihvt koht, siukene eelmise sajandi alguse teeruumi ja siukse kaasaegse kontseptsiooni süntees. Otsa me näeme välja nagu mingi mustlased 100 kotiga. Me oleme terve päeva shopanud. Nii, meie reis on läbi saamas, viimased tunnid Indias. Kell on palju, kell on 9:30. See ei ole veel palju, aga jah, meil läheb kell 6 lennuk, sõidame tagasi Istanbuli ja siis koju. On olnud väga mitmekesised 2 nädalat. Et India kindlasti on väga, väga kihvt reisi sihtkoht, aga ta ei ole nõrga närvilistele. Eneseusku peab olema. Ja, Pead oskama selga keerata. Ja, kõik kohalikud elanikud peavad siin olelusvõitlust ja sama võitlust pead hakkama ka sina siin pidama. Et muud moodi lihtsalt siin hakkama ei saa, sa jääd Indiale alla lihtsalt. Ma arvan, et meie reisiaeg siin jaanuari lõpus, veebruari alguses oli väga optimaalne. Me nägime igatsest ilma. Ja, ilmad on väga siuksed eestipärased, eriti Lund ei näinud. Põhjaregioonis. Siuke Eesti suvi, külm öö, külm hommik, natuke soe pärastlõuna. Lõunas muidugi on siuke 30 temperatuurid või siin keskel Mumbai juures. Väga palav. Aga see on just hea siukele lõpetusreisile, et saime natuke ka sooja. Mis veel, söögid on siin imelised. Meil ei ole mitte ühtegi halba ja, söögi. Nagu kõik hoiatasid meid, et meil tuleb mingi räige kõhude või pasanteeria. Mitte midagi ei tulnud. Me muidugi valisime ka seda, kus me sööme, mis me sööme. Ja me ei söönud kordagi tänavatoitu. Ja, aga kahjuks. Või õnneks, no, ma ei tea. Aga me käisime väga hinnatud restoranides, vähemalt Google'i arvustuste põhjal. Mis veel? Rassis. See lihtsalt On midagi muud. Ja me ei ole seda oma nahal kogenud. Et valge inimesena sa oled siin ikkagi mingi täiesti teine. Sa oled täielik tulnukas võõralt planeedilt. Suurlinnades mitte nii väga. Ja, aga mida väiksem koht, seda enam väljendanud see on, et eile selle asemel, et me saaks rahulikult päikeseloojangut nautida, joostakse meie peale tormi, et teha selfit ja nüüd meile pakutakse roosi. No thanks. Et eile päikeseloojangu nautimise asemel me lihtsalt jooksime inimeste eest ära. 100 väikse lapse eest ära. Aga ma tahaks öelda, et Mumbais ei ole keegi tahtnud midagi sellest. Ja, see on siuke kosmopoliitsem metropol. Väga äge linn. Ja, väga euroopalik, väga selline teistmoodi, pole nagu üldse India. Rongid. Meil läks kõik hästi. Ükski rong ei hilinenud rohkem kui 2 tundi, tund, 2 vist. Aga me saime nagu peale enam-vähem õigeaegselt. Ja. Et ei olnud siukest mingisugust teadmatust ootamist.
muidugi oleks võinud ka oluliselt rohkem lappe minna, et rongid ka hiilisid mitukümmend tundi. Teine klass oli okei, esimene klass oli veel okei. Ei pea üldse kartma neid India ronge. Natuke harjumatu võib olla, kui tuled teekonna keskelt peale, ei pruugi vaguni uks alati avaneda. Siis tuleb kuulata kohalikke, kes näitavad, kust sisse saab. Ja naeravad lihtsalt selle peale, ütlevad, et tere tulemast Indiasse. Kupee uks võib olla lukus juba. Kõik on siin maal võimalik. Rongitoit ei ajanud meil ka kõhtu lahti. Me küll sõime seda väga tagasihoidlikult, aga ikkagi. BBC andmetel on see söögikõlbmatu toit. Inimestele mitte sobiv, vähemalt paari aasta taguses arvustuses. See 7 aastat tagasi arvustuses. 7 paar. Igastahes, ma vaatame, kas mul kaamera käib, muidu me räägime siin tummalt lihtsalt. Igastahes, mis veel? Lennujaamad on omapärased, turvakontroll on teistmoodi. Vahepeal on väga range turvakontroll, vahepeal pole seda üldse. Vahepeal sa pead seletama, miks sul on 9-voldised akud. Pead näitama, kuhu sa selle aku sisse paned. Ja miks sul 2 kaasa vaja võtta? Alati midagi pakutakse. Müüa on kõike. Tuleb osata kaubelda või vähemalt üritada seda. Meie oskus läks aina paremaks. Isegi natuke üritades tulevad hinnad võrdlemisi märkimisväärselt juba alla. Sama on kõik taksode tuk-tukkidega. Kui sul on ikka siht silmes, et mida sa tahad maksta, siis sa lõpuks saad ka selle eest midagigi. Hotellid olid Meie reisisime nagu ikkagi siuke budget-klassis. Et meie võtsime võrdlemisi tagasihoidlikud hotellid. Ei olnud priiskamist. Esimesed olid siuksed, kus oli külm. Polnud aknaid, aga mida reis edasi, seda rohkem tuli meil ka aknaid. Soe vesi on siuke 50-60, sõltub hotellist. Ja ka hotellist ta võib olla siuke intermiteeruv, et vahel on, vahel pole. Aga kõik leiab üldiselt lahenduse ja saab hakkama. Meie arust väga lahe reis. Väga äge riik tegelikult. Väärt külastamist. Väärt läbisõitmist 14 päevaga. Kindlasti võiksime ette rohkem, aga tekib siuke väsimus ikkagi. See väsitab ära. Kogu olustik, kogu see siinne rahvas. Aga tore on. Siin see nõuab kindlasti julgust siin maal käimine, aga igati väärt. Ma arvan, et ma panen selle vlogi kinni. Mõne aja pärast ilmselt juba järgmised seiklused. Kuhu me siis järgmisena lähme? Koju. Me läheme koju. Me läheme koju ja see on kindel, et me läheme koju. Mingi 9 tunni pärast. Me ei korda seda, mis me tegime reisi alguses. Seekord me ei lähe Istanbuli lennujaamast välja, kui meil on ümberistumine. Me läheme aegsasti ka siinsesse lennujaama. Ja. Olgu. Järgmiste reisideni.